oleme teinud raja täpselt sellise, nagu te ise varsti näete. Ja mul on täiega hea meel teid siin näha, ma olen täiega veendunud selles, et täpselt siia vanasse mõisaparki on täna kogunenud just need kõige vingemad kodutütred ja meie sõbrad noorkotkad, kes tahavad panustada, kes viitsivad panustada ja kes oskavad panustada. Mis on need võlusõnad või toetav siuke müks, mida tuleb oma kaaslasele teha ja mitte kedagi ei jäeta maha ja ma usun, et te kõik koos tulete ühtsete tiimidena metsast välja osavamatena, targematena ja kindlasti paljude kogemuste võrra rikkamatena. Aga aeg jookseb teil kogu koos juhendi lugemisega 15 minutit on aega pikalt. Jah. Kas sa pidid kuskilt pugema ka või? Mina ei pidanud ainult ülemustele. No tšau! aasta mini-Erna oli Pärnumaal, nüüd siis 2022 aasta Ernake Pärnumaal. 2 aastat järjest on hea teha võistlust, just üleriigilist võistlust. Ehk siis on võimalik vältida oma eelmise aasta vigasid, kuid samas annab see võimalusi juurde seda võistlust paremaks arendada, uusi punkte luua, teha midagi uut ja huvitavat juurde, mis eelmine aasta tundus, et vajaksid võib-olla rohkem tähelepanu. Igal aastal korraldab Ernakes patrullvõistlust erinev maakond ja sellel aastal Pärnumaal on mul tõesti hea meel, et korraldajateks on oma ala professionaalid eesotsas peakorraldaja Kristo Siniveega, kellel on väga pikaajaline kogemus ise patrullvõistlustel osalejana ja ka korraldajana. Mis teeb selle aasta võistluse eriliseks, on kindlasti esindajate kaasamine meeskondade koosseisu. Esindajad ei saa päeval magada, ei saa linna peal käia poodides shoppamas, vaid peavad täitma ülesandeid koos noortega ja on võistkonna ametlik osa. Kui ma käisin kontrollpunktides, siis kõige rohkem üllatas mind laskepunktis see, kui hästi meie tüdrukud oskavad lasta. Ja sõltumata sellest, kui vähe nad on võib-olla enne trenni teinud, siis relvast laskmine on kindlasti see, mis tuleb tüdrukutel hästi välja ja mida peab veel rohkem kodus harjutama ka.
motivatsiooniks veel nii palju, et kuskil 20-50 kilomeetrit siis selle lõpujooksul näeme. Kuskil 12 poole pealt ma tulen vaatama, kuidas läheb. Mis seal ikka? Lennedes. Küll aga nautige päeva ja kohtume finišis. Ernake 2022 hakkab läbi saama ja võistkonnad järjest järgimööda lõpetavad. Võistlus on läinud plaanipäraselt. Oleme kuulnud tüdrukute ja esindajate käest ainult positiivseid emotsioone võistluse kohta ja meie poolt on antud endast parim, et võistlus oleks kõigile meelde jääb. Kui küsida, et miks me korraldame Ernakese võistlust juba 20. korda, siis Kodutütarde organisatsioon on huvitav koht, kus mõeldakse välja uusi asju, aga on mingid kindlad asjad, mida noored ikka ja jälle tahavad teha ja üks asi on see, et noored tahavad ennast panna proovile nii füüsiliselt kui siis ka oma vaimseid võimeid ja kõiki oma oskusi tegelikult näidata. Ja maakondades käib ettevalmistus igal aastal ja käib revimine ja võistlus, kes saab Ernakese võistlusele. Nii et Ernake püsib sellepärast, et noored soovivad siin osaleda ja igal juhul me jätkame seda traditsiooni. Ja ma tahan öelda kõikidele kodutütardele, harjutage, õppige ja uskuge mind, kõik sellised vabariiklikud üritused on väga heal tasemel korraldatud ja nendel tasub osaleda, sest see kogemus, mis te siit saate, on hindamatu väärtusega.